järjekordne imelus päev. Vedados La Habana juures. Kuubal. Kõigepealt hommikust ja siis võtsime oma uue elukoha üles. Ja no vette pead ikka oma kõvasti tuleb. Mis oli sinna? Bien. Muy bien. No näed, päiksekreem Kids 60-se kaitsega. Aga kreemitame ennast sisse ja siis aeg jälle matkama minna. Enne kui ma oma uue majutus üles võtsime üks pooletunnise matka Gerdiga ette, siis nagu te minu selja taga näete, see on siis, kus me praegu oleme. Siin on siis Plaza de Revolución ehk siis vastas on siin, ma ei tea, kas need on siis mingid elumajad või mis iganes nad siin on või raadiomajad või, aga ühe maja peal on siis taga kuulus Che Guevara, kes on näinud filme või lugenud raamatuid, siis Kuuba üks suur revolutsionäär, enne keda oli siin siis valitses riigis täielik korruptsioon ja noh, nii öelda siis, eks ole, et see oleneb kust, millise mätt otsast jälle vaata, aga oli suur korruptsioon ja Che Guevara oli siis see, kes nii-öelda, keda rahvas siin kohalik väga armastab, kes nii-öelda siis revolutsionääris selle riigi ja teise maja peal on siis suurelt Fidel Castro ikoon, et ma võiksin pikalt ja laialt teile neid lugusid rääkida, aga kellel vähegi huvi Kuuba ajaloo vastu ja nende karakterite tegevuse vastu, siis minge lugege ja on ka filme ja dokumentaale, et väga huvitavad ajad olid siin omal ajal ja väga huvitavad mehed, karakterid Kuuba ajaloos on nad kindlasti olnud ja vaat seda minu selja taga siis suur monument võtab võhmale, joogianu on meeletu, vedeliku puudus nende kallal, aga Kuuba lipp lehvib kõrgel ja väga äge on siin lõpuks olla. Varjus on alati hea olla. Said pildid kätte kuradi Che'st ja Fidelist. Gerdil on meil hea täna, Gert on meil fotomees, täna pikk toru mingi hiiglama suur snaiper. Size matters. When size matters. Et saab minna, me ei pea väga lähedale kuskil ronima ja turamehed ei pea meid ära ajama, vaid Gert saab pika toruga väga kaugelt pildid kätte ja vaata. Mis sa võtsid süüa? Pollo grill. Pollo grill. Mis see on? See grillkana. Tulime nüüd seda esimest korda täitsa kohalikku lokaali sööma. Hinnad on müstiliselt tead. Õlle maksab vist mingi üks kukk siis nii-öelda, $1 sisuliselt siis ütleme siis üks kukk oli $1. Kanapraad oli mingi 2 euri või 3 euri või midagi sükest nii-öelda. Mitte euri, vaid dollarid, see on veel odavam. See on olla eurid ja nii et eks täis, mida me siis saame kohalikud siin söövad, nii et vana reegel on see, et kui näed kohalikke söömas, siis tõenäoliselt on legit place vaata ja siis on ka ringlus, peaks olema okei, kui näed kuskil rahvast, siis on tõenäoliselt suurem nats, et sa ei saa mingit vanaks ainult toitu või nii. Aga ei, vaata tänaval Chevit jõutavad ringi ja meil on mingi tund aega enne, kui me peame oma tänasest Casa Particularesest välja kolima, nii et üritame siin ühe mõnusa lõunasöögi nautida varjus vahelduseks
sest väike, et tõesti kurnav. Ja siis tuleb see suur challenge ette võtta, et oma teine majutus üles leida, mis ei ole nii luksuslik. Praegune majutus oli meil täielik moderne, remondid tehtud, ma ei tea, kõik soe vesi olemas, plaaditud vannituba ja kõik jutub kondiga, aga uus on siuke rohkem kohalik, et siis ma saan teile seda ka näidata, et kuidas rohkem nagu kohalik võib-olla elab, et siuke vähe toorem place. Opa, vaat seda. Eile sai ka õhtul korralikult seda kohalikku rummi lahendatud ja üks tänavalt mingi eriti toore alla $1 sigar või $1 sigar lahendatud, et peavalu oli päris korralik, aga selle võrra ma magasin täna väga hästi, et ma muidu ärkasin siin Valge käes mingi 5 aeg üles, siis täna öösel ma magasin rahulikult kella 8-9 sai juba süüa, nii et tundub, et siin on mingi saladus. Võib-olla ma leidsin oma unerahu, paar frozen daiquirit ja üks korralik Kuuba sigar ja magad nagu laps. Is there some kind of festival coming on tonight? No, that card is the places about the customers. Jube hea, saime uue place'i kätte. Veits struggle oli, meil oli numbrit, aga kuskilt saime kätte. Ja jube hea, kui meie host räägib nagu veits inglise keeltki vähemalt, et no nii palju, et saab pointi üle ja suhelda, kus, mis kohad on ja kuidas takso maksab ja nii edasi. Saime juba alu kui lollid, me oleme 2 päeva maksud takso eest mingi 8 kuni 10 korda kõrgemat hinda, kui peaks maksma, et taksosõidud on mingi 1 kuni 3 kukki, eks $100, me oleme lahminud mingi 5 kuni 10 vahemikus, nii et ja place on isest siuke okei, siuke väga local. Vaata aknast välja. I think it's places here. Here. Place on tegelikult jumala okei. Pole midagi ka, ainult 5 lukku on vaja kinni panna. Aga mida rohkem seda parem. Seda turvalisem on. Selle place'iga on see ka, et teistes oli külmkapp küll tühi, korteri luksuslikum, aga siin et meile mingit vett ja fantat ja kõrrejooki ka veits. Übermõtet vinna eest muidugi. Ja meile jäeti mobiiltelefon siia, millega me saame helistada hostile, millal iganes, võtta selle kaasa ja küsida küsimusi, sellepärast et host ise räägib inglish'it päris hästi. Ja kui meil on vaja teada, ja meile jäeti ka üks kaustik, kus on terve rida igasuguseid, ja telefon kukkus maha, terve rida igasuguseid kohti, kus kas süüa või juua või pidu panna või mida iganes. Aga meil on kerge lõunapaus, sest haik siia oli päris intens ja tõmbas täiega läbi. Ja nüüd on see konditsioneeriga tuba on nagu mingi taeva kingitus. Nii et tangime natukene, puhkame natuke, siis lähme seiklema. Äge on see, seiklust rohkem, see Kuuba elu, ma ütlen teile, kui mobiiltelefoni ikka ei ole ja netti ei ole, see on asjad ikka teistmoodi. Ikka kogu aeg vehkima, rääkima, küsima, suhtlema ja selles mõttes mingil tagasihoidlikul inimesel põhimõtteliselt ei ole midagi teha. Sa pead kogu aeg olema valmis vehkima ja üritama purssima mingit viipekeelt rääkima ja siis hispaania, vene, inglise, eesti keele segu, mida iganes joonistama õhu tähti ja mingid siuksed asju, et point across saada, aga siiamaani oleme kenasti hakkama saanud, aga long way to go, nii et eks näis.